tere hommikust! Täna on 13. november ja on vaikse muusikaõhtu päev. Kell on praegu mingi 7 umbes ja juba poole tunni pärast tuleb hetkel mulle järele ja siis me lähme kooli. Aga enne seda mul on vaja veel asjad kokku panna ja igast toimetusi teha, hommikust süüa, nii et ma hakkan kiirelt tegutsema. Tere hommikust! Me sõidame nüüd Hetteliga kooli poole ja hakkame siis vaikselt vaikse muusikaõhtu ettevalmistusi tegema. Me oleme omadega jõudnud auditooriumisse, mille me juba eile tühjaks tassisime. Teeme siia pingikesed ja kotttoole natukene ja toolikesed ja hakkame vaikselt tegutsema. Käisime varastasime Peetri käest redeli. Ma ei tea, kuhu me nüüd ronima hakkame, aga me hakkame ronima. Me laotasime kõik oma dekoratsioonid siia. See tegelikult ei ole vist kõik, aga me oleme valmis. Nagu Katrin ütles, siis ma panin oma orjad tööle, nii et nad nüüd lõikavad plakateid välja. Ja siis me saame need kõik ilusasti panna audika seinale. Ma peaksin tegelikult olema praegu inglise keele tunnis ja tegema inglise keele kontrolltööd. Aga vahepeal läheb nii. Meil edeneb väga hästi. Nii, minul hakkab kohe vaikse muusikaõhtu proov. Ma esinen ise ka 2 korda, nii et vaatame, kuidas seal asjad sujuvad. Meie sõidame hetkel Villemiga Saku Läte poole, et tuua ära veepalloon, et kõik kuulajad saaksid vett juua. Ja me vaatame, kuidas meil sellega läheb. Ma olen tagasi Saku Lätest, Hetteli juures, jälle väga vahva. Ja hetkel valmivad mu kiirnuudlikesed lõunasöök, nii et ma veits manchin. Nii, me oleme nüüd jõudnud enda päeva või õhtuga sinna maale, et kell on 4 ja me hakkame tegema õpilasesindusega enda numbri proovi. Nii et juhu! Meil on proov tehtud, nii et ma jätkan nüüd enda valmis sättimisega ja siis juba varsti, täpsemini tunni aja pärast, on ju? Jaa, tunni aja pärast on uksed. Uksed on avatud, väike fit check, pluus on Greta käest laenatud, seeliku sain Humanast ja lõikasin lühemaks, õmblesin väiksemaks. Selle särgi ma tegelikult õmblesin ka endale selga. Väike konts ja me oleme vaikse muusikaõhtuks valmis. Vaikse muusikaõhtu on alanud. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Vaikse muusikaõhtu esimene pool on tehtud. Nüüd meil on pool tunnikest pausi ja siis on juba järgmine, tahaks öelda pool tund, aga tundub, et 1,5 tund, sest et esimene pool läks väga pikaks, aga väga lahe oli. Selline tunne nagu viimane noot pole veel kõlanud. Tundub nii, jah? Tundub nii, jah? Ei tea, hidit. Sina ja mina, kodumist paikad peal, kus oled sina. Meie!
on lõppenud, me koristame. Väga tore õhtu oli, mulle väga meeldis. Meil on vaja veel kingid välja viia ja siis toolid ka ja ongi korras. Kas ta lifti? Oota, kiigutab teda. On ka üks neist on ka Meil on nüüd kõik koristatud. Väsinud, aga õnnelikud ja mis ma pidin veel tarka rääkima? Kell on Mis kell on? 10:30. Kell on 10:30. Nüüd te saate koos meiega kogeda vaikse muusika õhtu sulgemist. On kolmekesi. Kätte tulega. 3, 2, 1. Me nüüd hakkasime kodu poole sõitma. Lasime vahuril ilusasti maja valve alla panna ja hakkame vaikselt omadega õhtule saama. Tere õhtust! Ma olen lõpuks jõudnud koju ja hakkan vaikselt magama sättima. Tänane vaikse muusika õhtu oli tõesti midagi väga ägedat. Mul on nii tohutult hea meel, et meil oli nii palju esinejaid ja meil oli nii palju inimesi saalis. Ja ma olen lihtsalt nii tänulik, et mul oli au ja võimalus olla osa selle ürituse korraldamisest. Ma olen lihtsalt sõnatu, nagu tõesti. Teeksin iga kell uuesti ja ma väga loodan, et kõik inimesed, kes esinesid ja kõik inimesed, kes vaatamas käisid, jäid ka väga rahule. Nii et jah, see minu päev Poskas on tõenäoliselt midagi täiesti teistsugust kui tavaliselt. Tõenäoliselt väga kaootiline, sest et päev oli tõesti vist väga kiire. Aga ma väga loodan, et te kõik nautisite minuga koos seda päeva. Ja veel kord suur aitäh kõikidele inimestele, kes tänasel päeval abiks olid. Aitasid kaunistada, koristada, kõike teha. Ma olen teile väga tänulik. Aitäh, armas publik, et te tulite. See teeb mu südame nii soojaks, et selline kooliüritus võib olla nii suurejooneline. Ja siinkohal ma tahan teile kõikidele panna südamele, et ajal, mil Eestis ei ole päikest, palun võtke D-vitamiini. Ja enne veel, kui ma magama lähen, siis ma mõtlesin, et ma näitan teile, mis on ühe vaikse muusika õhtu esineja kinkekotis. Kõik esinejad said endale enda nimelise tänukirja. Minu arust väga tore, mida ma kavatsen kuskil ilusasti üles panna. Siis on minu kotis MyFitnessi tasuta kasutus. Väga vahva. Ja lisaks MyFitnessile on ka Lemon Gymi 3 päeva tasuta trenni tegemise kaart. Siis meie armsad sponsorid Thinking Gamesilt tasuta pileti lauamängu õhtule ja üks 1-eurone Boost'i kinkekaart. Siis ma sain David Jonesi uusi püparkoogi maitselisi tatleid. Mulle jahkralt meeldivad tatleid, aga neid maitsega tatleid on vähem, mis mulle meeldivad. Ma proovisin neid, need on tõesti head. Siis on mul üks märkmeblokk ruududele. Mille ma alati ütles, et kõik ruuduline paber tuleb alles hoida, et saaks päevade pommitus mängida. Nii et ma hakkan päevade pommitus mängima. Siis on High Fresh Me hampesu ja suulaputusvahendite tabletid. Selline proovipakike. Siis autosõidu kotikene. Ja minul õnnestus skoorida ka autosõidu kinkekaart, mis on hästi vahva, sest et varsti peab hakkama mõtlema autokooli peale. Ja muidugi kõik esinejad said endale ka sellise nunnuusikese. Nii et seal peame veel kiirelt uusi panema. Ja siis on juba aeg põhku pugeda. Ja sellega ongi minu veidi ebatavaline päev Poskas lõppenud. Mul on tohutult hea meel, et vaikse muusikaõhtu on edukalt ära tehtud. Sinnal oleks väga palju tööd, väga palju aega. Ja see tulemus oli nii vahva. Mul on nii hea tunne nüüd sees. Nii et saab kohe toredasti magama minna. Head tööd!